Riigikorraldus peab austama üksikisiku vabadusi ja lähtuma avatud ühiskonna põhimõttest. Eesti riigi juhtimine peab olema aus, avatud, professionaalne, toetama ettevõtlust ja uuendusi. Istuv Jüri Ratase valitsus ei pidanud riigireformi oluliseks. Juba aasta tagasi pandi riigi ehitamine pausile. Meie arvates tuleb aga selle tööga edasi minna. Ja kuidas siis riigireforme teha? Esiteks, vähendada bürokraatiat, halduskoormust ja õigusloomet. Just ülereguleeritus ja liigne regulatsioonide vohamine on see, mis takistab Eesti inimeste ettevõtlikkust ja edasipürglikkust. Teiseks, vähendada riigi ametiasutuste ja tugiüksuste arvu. Riik on läinud vohama just erinevates allasutustes, sihtasutustes, MTÜ-des. Neid saab kindlasti ühendada, otsides suuremat sünergiat ja kokkuhoiuvõimalusi. Kolmandaks, tukkuma jäänud Eesti e-tiiger tuleb üles säratada. Ettevõtjatele ja kodanikele tuleb pakkuda senisest kaasaegsemaid ja suuremas mahus e-teenuseid ja e-lahendusi, et elu muutuks mugavamaks, kiiremaks ja säästlikumaks. Neljandaks, kui me tõmbame kokku halduskoormust, vähendame bürokraatiat ja ametiasutusi ning pakume uusi innovaatilisi lahendusi, siis me suudame kärpida ka riigipalgaliste arvu. Eesti valitsussektoris töötab 116 000 inimest. Meie arvame, et vähemalt 1000 inimese vähendamine aastas on täiesti reaalne ja jõukohane ülesanne. Tuleb lihtsalt seada konkreetne eesmärk ja tegutsema asuda. Ja loomulikult peame oluliseks, et Eesti avaliku sektori juhtimiskultuur oleks professionaalne ja kõrgel tasemel. Ainult hästi motiveeritud, haritud ja ambitsioonikad inimesed suudavad ellu viia suuri muutusi. Haldusreformi juba käivitasime. Aeg on riigireformidega edasi minna. Eestis peaks saama Euroopa kõige edumeelsema juhtimismudeliga riik. Reformierakond soovib, et Eestis oleks elujõulised kogukonnad ja tugevad omavalitsused. Haldusreformiga muutsime juba omavalitsused suuremaks ja võimekamaks. Aga selle tööga tuleb edasi minna. Peame lõpetama hiiliva tsentraliseerimise ja uuendama omavalitsuste rahastamismudelit. Peame erilist tähelepanu pöörama teede ja tänavate olukorrale. Reformierakond lubab kahekordistada kohalike teede rahastamise 4 aasta jooksul. Riigireformid nõuavad suurte sõnade asemel konkreetseid tegusid. Aeg on valitsusseisak lõpetada ja tööle asuda.